Tere, mina olen Anni Lehari Riigikantseleist ja räägin täna siis uuest meetmest, mis toetab siis avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmist. Kui me rääksime siin sellest innovatsioonipöördest, siis meie püüame seda lahendada siis läbi avaliku sektori probleemide lahendamise. Et viimased paar aastat, nagu Kadri siin hommikul ka ilusasti tutvustas, on koostatud Eesti 2035 pikaajaline riigistrateegia ja seal on kokku lepitud siis valdkonnad, millega me eelkõige tegelema peaksime. Seal on siis väga erinevaid arenguvajadusi, mida me siis saame lahendada ja selleks, et me ei langeks oma tavapärasesse rutiini ja võib-olla lihtsalt üle tuua Soome näiteid või mõnda muud riiki, kena riiki, kus me oleme käinud õppevisiidil, et siis selleks, et teadmuspõhiselt ja võib-olla natukene teistsuguseid lahendusi välja mõelda, siis oleme mõelnud välja toetusmeetme. Ja üleüldiselt me siis soovimegi toetada sellist innovatsioonikeskkonna ja kultuuri kasvu, aga leida siis ka paremad lahendused meie arenguvajadustele ja läbi siis selle meetmega toetada siis üleüldse nõudluse kasvu ja teadus-arendustegevust ja innovatsiooni erasektoris. Kaupo rääkis siin nendest nutika spetsialiseerumise TAIE fookusvaldkondadest, et meie meede võib probleemi võtta ükskõik mis Eesti 2035 valdkonnast, aga need lahendused peaksid siis keskenduma just nutika spetsialiseerumise valdkondadele. Ja mida me siis nende probleemide lahendamiseks ette võtame? Me toetame avaliku sektori katsetamist. Võib-olla on teie seas siin juba inimesi, kes on kokku puutunud innovatsioonitiimi tegevustega, et mõned aastad on nad tegelikult sellist avaliku sektori innovatsiooni kultuuri ja natukene kastist välja mõtlemist juba edendanud, aga seni on nad rohkem lähtunud sellisest käitumuslikust ja projektidest, mida annab nagu projektijuhi tööpanusega ära lahendada. Aga nüüd on siis olemas ka struktuurivahendid, mis toetavad siis ka suuremat katsetamist, kui see vajab ka teadus-arendustegevust või innovatsiooni, mis eeldab rohkem töömahtu ja siis eelarvelisi vahendeid. Ja meie jaoks on oluline siis, et me oleksime teaduspõhised, et juhul, kui mõni vahva lahendus on tegelikult ka rahvusvaheliselt olemas, siis me võime kasutada teadustöid, mis on ka tehtud rahvusvaheliselt ja kui see on siis piisav innovatsioon Eesti jaoks, siis tegelikult ka meie tingimustele vastab. Ja kuna me lahendame avaliku sektori probleeme, siis meie esmane partner on avaliku sektori organisatsioon, kes saab siis meie juurde oma probleemiga tulla, et selleks võib olla siis nii ministeerium kui ministeeriumite allasutused, kui ka siin oli väga palju kohalike omavalitsuste esindajaid, et COVID on täpselt samamoodi oodatud. Igaks juhuks ütlen ära, et see meede ei tegele juhtimisprotsesside ja koostöö edendamise või taoliste innovatsioonidega, vaid me ikkagi räägime mingisugusest toodetest, teenustest, mida siis näiteks kohaliku omavalitsuse tasandil pakutakse. Ja KOV-ide puhul on ka see eeldus, et me saaksime seda sama näiteks lahendust siis ka teistes KOV-ides kasutada, et me ei lahenda niivõrd üksikküsimusi. Ja miks me peame neid selliseid piiranguid seadma, on see, et me ei ole selline klassikaline avatud taotlusvoor, kus te tulete oma probleemiga, me anname teile vahendid selle lahendamiseks, vaid me võtame selle probleemi ka enda südameasjaks ja pardale ja oleme selles protsessis algusest lõpuni koos kaasas. Me võtame, kuna meie üks eesmärkidest on laiemalt avaliku sektori innovatsiooni kultuuri edendamine, siis meist oleks vastutustundetu nõuda innovatsioonihangete näiteks tegemist, kui meil ei ole siiamaani tekkinud väga palju häid näiteid ja seetõttu oleme võtnud näiteks hangete läbiviimise Riigikantselei enda õlule, ehk et me aitame siis välja mõelda, kuidas siis neid innovaatilisi hankeid ja kuidas siis uut viisi võib-olla nendele probleemidele läheneda. Ja mida ma pean siis silmas siin innovatsiooni hankimisel, on see, et meil on väga palju riigihangete seaduses hankeviise, mida ei ole kasutatud, aga me läheneme ka sisuliselt, et
kui me oleme siin viimastel aastatel väga palju keskendunud hankepoliitikas sellele, et me ei küsiks, või tähendab, ei valiks edukat pakkujat hinna alusel, siis me tahaksime astuda sammu edasi, et me ka ei küsi väga palju lahendusi ja valmis lahendusi ette, vaid et me lähtume probleemist ja laseme turul öelda, kuidas seda probleemi võiks lahendada. Ja kõik, kes te siin olite, siis see akadeemia esindaja ja Elend ettevõtjad, et teie olete siis meie jaoks pakkuja pool, ehk siis kellelt me tegelikult ootame seda tuge just nende lahenduste saamisel. Me kindlasti teeme ka igasuguseid turudialooge ja kaasame juba ka varasemates etappides, et ei saa teada nendest projektidest alles riigihangete registris, aga jah, et ka tegelikult on teil oluline teada, et meiesugune meede olemas on. Ja nagu öeldud, siis see meede on siis planeeritud avanema selle aasta lõpuks, aga me tegelikult paralleelselt juba valmistame neid projekte ette, sest meil on teada, mis meie enda tingimused on ja praegu ongi lihtsalt suurte ja taustasüsteemide tõttu me siis hetkel veel natukene hoiame pidurit all. Ja rahast ka rääkides natukene, et kogu meetme maht on circa 63 miljonit, ja sellest siis ühele projektile on arvestuslikult planeeritud circa 1 miljon, et me räägime tegelikult ikkagi suhteliselt suurtest projektidest. Mööname, et algusperioodil ja võib-olla paaril esimesel aastal on vajadus ka pisut väiksemate projektide järgi, sest et meil lihtsalt ongi vaja seda kultuuri kasvatada, aga keskeltläbi ta nii on. Ja selleks, et ka selline poliitiline tahe ja võib-olla sellist omanikutunnet säilitada, siis me oleme arvestanud ka sellega, et see üks projekt võiks kesta kuskil 1,5–2 aastat, et mitte ka väga-väga pikaajalisi projekte siis võtta pardale. Üks oluline komponent, kui me rahast juba räägime, siis on ka see, et meil ei ole sellel meetmel otseselt oma finantseeringut, ehk siis see kohalik omavalitsus või riigiasutus, kes meie juurde selle probleemiga tuleb, et siis rahaline pool nagu juba riiklikust kaasfinantseeringust siis ära küsitud, aga mida me eeldame, on tööaeg, panus ja selline projektijuhi roll, siis, kes oleks meile sisuliseks partneriks siis selle lähteülesande ja selle probleemi kirjeldamisel. Ja me oleme aru saanud, et see pole üldse väike asi, mida küsida, et nende projektijuhtide ja heade inimeste leidmine on keeruline ja selleks, et see projekt ka saaks eduka lõpu, siis see eeldab tegelikult väga-väga tihedat koostööd terve projekti vältel siis selle töö teostajaga. Aga ma praegu tõmbaksin otsad kokku, et kui keegi soovib midagi küsida. Jaa, andke palun märku, siin ees kohe on üks küsimus, öelge oma nimi ja asutus ka. Tervist, Eero Kiipli, sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond, riigi sihtasutus. Vabandan publiku ees, kui teema ei ole kõigile päris relevantne, aga küsin, et kas see on nüüd suunatud ainult konkreetselt innovatsiooni kui tehnilise lahenduse poole või on tegemist ka ikkagi teenusdisainiga, et kui meil näiteks räägime puuetega inimestest, siis nemad võidavad kõige rohkem tegelikult innovatsioonist. Võtame kas või pimedad hääletamas, on ju, läbi e-hääletamise. Aga et tihtipeale see oskusteadmine tegelikult päris inimeseni ei jõua ja meie võrgustikus on olemas tugiinimesed maakondlikul tasandil ja me praegult planeerime nagu nende võimestamist. Et kas see tähendab seda, et antud puhul räägime ainult siis tehnilisest uuendusest või teenuse disainist ka? Pigem ma isegi ütles niipidi, et see pole oluline, kas see on teenusdisain või konkreetse toote disain, et see lõpptulemus peab panustama nende nutika spetsialiseerumise valdkondadesse, mis olid siis digilahendused igas eluvaldkonnas, ressursside väärindamine, tervisetehnoloogiad või kestlik energia. Et need on need piirangud pigem, millest lähtuvalt peaks siis arvestama ja võib-olla siis seda ka probleemi ülesehitust võib-olla kujundama. Et otseselt nagu välistatud kindlasti teenusdisain ei ole, aga innovatsioonitiim tegelikult jätkab ka oma tegevust, et võib-olla me teeme nendega ka väga tihedat koostööd,
et võib-olla on üldse hoopis teil rohkem kasu sellest, et näiteks nende meetoditega mingisugused programmid või midagi välja töötada ja miks mitte ka kombineerida neid, et tehagi see näiteks innovatsioonitiimist see mõtteharjutus ja need probleemi kaardistamine läbi ja kui see eeldab järgmist sammu katsetamise näol, siis see on meede, kus saab seda järgmist sammu teha. Ja ütlen selgistavalt, et innovatsioonitiim on siis üle ministeeriumite toimiv selline meeskond, kes aitab meie teenuseid paremaks teha, et need vastaksid paremini siis nende kasutajate vajadustele. Nii, aitäh sulle, Anni. Anni jääb ka meiega siia, et temaga saab veel pauside ajal rääkida lähemalt. Ennist jäi mul jutt pooleli sellel teemal, et kui palju meetmeid juba avatud on. Neid on siis 4 tükki. Üks on õiglase ülemineku fondist ettevõtete suurinvesteeringute meede. Teine on transpordiinvesteeringute meede, juba käib Pärnu-Uulu teelõigu ehitus. Teine või kolmas, on siis Töötukassa teenuste meede. Ja kolmas on kohaliku ja regionaalse arenguvõimekuse tõstmise meede, nii et selle viimase puhul on siis Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel ka taotlusvooru kohta info lähemalt olemas.